õhtust, tere tulemast Kaitseväe peastaapi. Tänase pressikonverentsi teema on mastaapne tutvus ussisõnad. Tees on kaitseminister Hanno Pevkur, Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem ja Kaitseväe ülem kindral Kaja Ühtegi. Ja pressikonverentsi kord ei ole muutunud. Kõigepealt siis lühidalt sõnavõtud laua taga istujatelt, seejärel aeg küsimusteks, vastusteks. Praegu olen mõelnud, et igaüks saab 2 küsimust, põhiküsimus ja jätkuküsimus. Ning seejärel on siis aeg üks ühele intervjuudeks, kes soovivad. Nii, aga palun, härra minister. Jaa, tere päevast. Ma püüan teha suhteliselt lühidalt. Kaitseväe juhataja ja Kaitseliidu ülem annavad pikema ülevaate ja sissevaate Eesti läbi aegade suurimale reservväelaste õppekogunemisele või õppusele, millega tegelikult Eesti Kaitsevägi tugevneb oluliselt ja millega siis Eesti kaitsevõime saab oluliselt jõudu juurde. Kui me mõtleme, et meil on praegu Kaitseliidus suurusjärgus 10 000 kombatanti või võitlusvõimelist liiget, siis tegelikult me kahekordistame seal. Ja 10 000 tuleb juurde, aga mida me täpselt teeme nüüd selle kuu aja jooksul ja natukene peale ja mis on need eesmärgid, et sellest siis tõesti mõlemad kindralid räägivad rohkem. Ma lähen natukene ajas tagasi. Nimelt, kui te nüüd lähete ajas veidi rohkem kui aasta tagasi, siis Ukraina sõja eskalatsiooni või täiemahulise sõja algusest eelmise aasta 24. veebruarist oli selge, et me peame oma kaitsevõimet ka oluliselt tugevdama. Ja tegelikult sealt alates me oleme teinud väga palju otsuseid. Ühed on investeeringud, mis on tulnud Kaitseväele, teiselt poolt kõik, mis puudutab siis Kaitseliidu tugevdamist ja maakaitse, just maakaitse tugevdamist ja maakaitse olulist rolli siis kogu kaitse plaanis. Ja selles mõttes see, et meil on vabatahtlik organisatsioon panustamas väga olulisel määral Eesti kaitsevõimesse on märkimisväärne. Maailmas ei ole väga palju riike selliseid, mis sarnaselt toimiksid ja meil see võimalus on. Mis ma tahaksin veel öelda? Ma tahaksin kindlasti tänada juba ette kõiki peresid, kõiki tööandjaid ja kõiki, kes on moel või teisel selle õppusega seotud või kes saavad mõjutatud. Me ei ole kindlasti põllul nii palju võib-olla kui Kevadtormi ajal, aga kindlasti laigulist vormi üle Eesti järgneva kuu aja jooksul näeb väga palju. Ja seetõttu tegelikult palun mõistvat suhtumist inimestelt, kui kusagil näete mõnda teesulgu või mõnda kontrollpunkti, siis see on kõik selle nimel, et me õpiksime seal, kus me vajadusel peaksime Eestit kaitsma ja teeksime neid tegevusi täpselt sellisena, nagu meil ka erinevates plaanides planeeritud on. Nii et meie omalt poolt loodame, et see kõik kulgeb kenasti. See on hiiglaslik logistiline ülesanne, väljaõppe ülesanne, aga nüüd selle koha pealt ma hea meelega annan tõesti Kaitseväe juhatajale ja Kaitseliidu ülemale juba detailsemad selgitusteks võimaluse, sellepärast et minu asi on tagada see, et nendel 2 kindralil oleks võimalik oma tööd edukalt teha ja et riigi rahakott seda ja maksumaksja rahakott seda ka võimaldaks ja kõik, mis selleks õppuseks vaja, oleks kenasti üksustesse kohale viidud. Nii et ma usun, et mõlemad nii vägi kui Kaitseliit teevad endast maksimumi, et kuu aja pärast või veidi rohkem kui kuu aja pärast, kui me kokkuvõtteid hakkame tegema, saaksime öelda, et õppus ussisõnad oli edukas. Härra kindral. Aitäh. Kordan korraks seda, mis minister ütles. Tegemist ei ole ainult ühe õppusega järgmise kuu aja jooksul. Tegemist on siis julgeoleku olukorda arvesse võttes Kaitseväe ettepanekuga ja valitsuse raha eraldamisega, millega siis lõpuks otsustati suurendada muu hulgas maakaitset 10 000 võrra eelmisel aastal. Pärast seda
Kaitseinvesteeringute Keskus, Kaitsevägi, Kaitseliit on kõik teinud oma tööd, peamiselt hankides varustust, mõeldes välja, kus kohas see varustus hakkab paiknema, valmistades seda ette, täpsustades nende üksuste ülesandeid ja määrates inimesi ametikohtadele. Tuletan meelde, et eelmise aasta lõpus meil oli võimalus ka vabatahtlikult ennast nendesse üksustesse ülesanda ja seda tegi üle 1400 inimese. Ja ma tegelikult julgustan kõiki teisi, kes arvavad, et nad võiksid nendesse kohalikesse üksustesse kuuluda, nad võivad seda ka edaspidi teha, võtame arvesse. Tänase seisuga on siis kõik sedavõrd ette valmistatud, et me saame läbi viia isikkoosseisule õppused. Õppusest ja maakaitsest räägib rohkem kindral ühtegi. Ütlen veel nii palju, et maakaitse on tervet Eestit kaitsev struktuur, sisuliselt igas maakonnas üle 1000 võitleja. Selle kohta on öeldud ka, et iga põõsas laseb. See kerge jalavägi suudab toetada nii tsiviilstruktuure, Eesti oma ülejäänud kaitseväge kui ka liitlasi. Ja loomulikult ohu korral me suudame niimoodi olla palju jätkusuutlikumad, vahetades näiteks kaitseliitlasi välja mingisugustel positsioonidel. Komplekteeritud rühmad jäävad maakondadesse, isegi valdadesse, seal, kus nad täna saavad väljaõppe, sinna nad suuresti ka jäävad. Kogu õppuse tegelik kõige raskem osa on selle varustamisel, selle hankimine, selle varustuse jagamine, pärast selle hooldamine, hiljem ladustamine. Selle väljaõppes kasutame me Kaitseväe Akadeemia erioperatsioonide väejuhatuse ja Scouts-pataljoni jõude, aga kogu organiseerimine, pärast Kaitseliidu ülem räägib, on Kaitseliidu õlgadel. Ma tahan veel öelda, et nende üksuste edukus juba siin väljaõppes sõltub väga palju rühma ja jaoülematest. Nendel on piisav ettevalmistus antud, antakse selle õppuse käigus ka, aga see on tõesti nende roll kaasata oma võitlejad nendesse ülesannetesse, mis neile antakse, sealhulgas väljaõppesse. Tegemist on Eesti ajaloo, Kaitseväe ajaloo minu meelest kõige suurema ja kõige kiirema võimearendusega ja meil lihtsalt ei ole mitte mingit õigust sellega kuidagimoodi venitada või seda pikemalt ette valmistada. See, mis me teeme järgmise 6 aja jooksul, annab me võimaluse järgmistel aastatel täiendavalt ette valmistada ja teha ära kõik see, mida ukrainlased tegid oma sõja esimesel kuul. Seda saame meie teha rahuajal. Ja võib-olla viimane asi, miks seda kõike saab teha, sest meil on olnud ajateenistus ja meil on üldreservis reservväelasi, kellel on antud väljaõppe sarnaselt maakaitsega. Me suurendame veel teisigi üksuseid, näiteks lähim õhutõrje hakkab põhinema varem väljaõpetatud reservil. Osa iseliikuvatest suurtükkidest GO mehitatakse reservväelastega ja tegelikult ka HIMARS üksus koosneb suures osas ka reservväelastest. Ja see on minu poolt praegu kõik. Ma arvan, et Kaitseliidu ülem jätkab. Aitäh! Jah, et ma alustan ka pisut kaugemalt. Nimelt me oleme nüüd süsteemselt viimaste aastate jooksul arendanud maakaitsevõimekust. Mis on maakaitse? Tulen siin kindral Aleksander Tõnissoni sõnade juurde, kes siis ütles, et iga nurga, iga puu ja põõsa tagant peab punane paugu saama. Mis tähendab seda, et me tegeleme sellega, et Kaitseliidu baasil põhiliselt oleme siiamaani arendanud maakaitset, mis on siis koha peal olemas kõigis maakondades ja valdades. Ja täna oleme siis seda suurendamas reservväelastega täiendanud. Et tuletan ka meelde seda, et me oleme tegelikult kahekordistanud Kaitseliidu baasil loodava maakaitse suurust, ehk siis tegelikult umbes 5000 pealt jõudnud 10 000 peale. Ja nüüd on meil siis käes see moment, kus me siis oleme valmistamas ette veel täiendavad 10 000 reservväelast. Kuna Kaitseliidus nii palju relvakandjaid mehi kahjuks ei ole.
kuid me näeme tulevikus ka seda, et suurendame siis Kaitseliidu osalust ja maakaitses täiendavalt veel. Õppus ise on siis, ei toimu mitte korraga ühes kohas, vaid on siis, nagu juba aru saite, 4 maakaitseringkonnas, 4 territooriumil ja selle natukene rohkem kui kuu aja jooksul toimub. Kõigis ringkondades on ta eri aegadel, aga ajad osaliselt kattuvad, seda näete ka nendest brošüüridest. Ning eesmärk on siis tõepoolest tagada see, et meil on vähemalt 1000-meheline kaitseväe osa olemas siis igas maakonnas. Õppust juhivad siis maakaitseringkonna ülemad kohtadel, kuid põhiraskus läheb tegelikult malevatele ja malevate allstruktuuridele, kes siis peavad põhiliselt nende uute liitujatega tegelema. Ja meie peamine eesmärk on siis tegelikult see, et võimalikult kiiresti integreerida reservväelaste rühmad juba olemasolevate maakaitseüksuste juurde ja sisse ning meie jaoks on väljakutse ka see, et see õppus peab meile näitlema ka seda, kus on meie toetussüsteemi sellised ütleme, nõrgad kohad täna veel nüüd oluliselt suuremate üksuste toetamisel, et me saaksime ka sellega edasi minna. Me katsetame selle õppuse käigus peaaegu kõiki Kaitseliidu võimeid, täiendavaid võimeid, mitte siis ainult kombatante või neid püsimeid, vaid tegelikult ka kogu toetusstruktuuril ja kõiki neid, keda me nimetame siis võimendajateks oma organisatsiooni sees. Ja see on ka põhjus, miks Kaitseliit on kõige rohkem siis huvitatud ja ka tegutseb siis selle õppuse läbiviimisel. Ma näen ette ka seda, et väga paljud nendest tublidest reservväelastest, kes välja tulevad ja miks ma ütlen tublid, sellepärast, et meil on olnud eelnevad registreerimised ja eelnevad sellised rühma ja jao ülemate väljatulekud juba, kus on huvi väga suur olnud ja seetõttu ma oletan, et tegelikult päris palju reservväelasi on huvitatud tulemast õppusele. Ja ma näen seda, et nii mõnigi nendest võib leida ka tee Kaitseliidu juurde, mis on meie jaoks positiivne. Ehk siis, et me saame anda ka ütleme, väljaspool õppekogunemisi, saame anda inimestele veel täiendavat õpet ja ka nendega, kes isegi ei astu Kaitseliitu, nagunii hoitakse sidet ja kutsutakse neid siis üritustele ja õppepäevadele, kui neil see huvi peaks olema. Jah, varustus, relvastus, kõik on sama, mis on kaitseliitlastel, tegu on siis kerge jalaväe üksustega. Me väljaõpet viiakse läbi, siis on siis sisuliselt 3 faasilised harjutused, kus siis esimene on siis juhtkonna väljaõppe osa, teine faas on siis värskendustreening ja 3. on siis konkreetselt oma vastutusalal juba kindlate ülesannete täitmine, ehk siis selline lõpuharjutus. Ja kõigis ringkondades just nimelt sellise mudeli järgi seda õppust läbi viiakse. Me oleme valmis ootamatusteks, oleme valmis täiendavateks positiivseteks ja ka mõnedeks negatiivseteks üllatusteks, kui neid peaks tulema. Aga kindlasti on see üks põnev ja huvitav väljakutse ja minupoolne soovitus ka kõigile reservväelastele on see, et see on tegelikult üsna haruldane võimalus, kus suurem osa õppekogunemisel kutsututest saavad tegelikult ette valmistada ennast just nimelt oma kodukoha kaitsmiseks. Jah, kõik reservväelased ei saa oma kodukoha kaitsmisega tegeleda ja põhjuseks on see, et mõnes kohas on lihtsalt Eesti rahvastik tihedam ja mõnes kohas hõredam, ehk me peame täitma ka neid sammu hõredamaid piirkondi siis maakaitseüksustel. Ja ma olen ka valmis küsimustele vastama siit edasi. Ja palun küsimused siis ka nagu alati oma nimi ja väljaanne ja küsimus. Kõik on nagu selge.
tsiviilse hulgas sõdur. Kindral ikkagi, kuidas te hindate see maakaitse kahekordistamine, et kas see kõik kulgeb plaanipäraselt ja millised suuremad väljakutsed siin meil ees on? Me oleme päris hästi saanud tegelikult inimesed ära kaardistada, mitte meie, siis Kaitsevägi tegelikult ja Kaitseressursside Amet, kes siis tegelikult õppekogunemisel peaks tulema. Oleme kõigi nendega on ühendust võetud, me näeme seda, et väga suur osa nendest on aktiivselt jälginud informatsiooni, õppuste informatsiooni. Väljakutse on mõningane olemas loomulikult ka logistiline osa, ehk siis tegelikult mitte niivõrd see, kuidas inimesi reservõppe kogunemisele tulles riietada, relvastada ja kõike muud teha, vaid pigem see, kuidas pärast selle varustusega tegeleda. Aga see koostöös Kaitseväega me saame ka sellega hakkama ilusti. Ja on selge, et igasugune suurendamine, järsk suurendamine, me nägime seda nii Kaitseliidu baasil loodava maakaitse suurendamise puhul, kui ka tegelikult täna selle tähendab 10 000 võitleja kaasamisel on väljakutse üht või teistpidi. Ja kuid paistab, et me saame sellega hakkama ja millega hakkama ei saa, tuleb tegeleda edasi. Nii et ma olen üsna optimistlik. Üks oluline info, mis on veel jäänud ütlemata, et millal siis kõik toimub. Et jah, et 6 aja jooksul, aga et me alustame põhjast, ehk siis Põhja-Maakaitse ringkond, kes muidugi on osalt ka Lääne-Virumaal oma toimetamistega. Ehk siis Põhja-Maakaitse ringkonna ussisõnade õppus algab täna, kestab kuni 10. septembrini. Järgmisena tuleb Kirde. Kirdes on siis 13 kuni 22 september. Siis on Lääne maakaitseringkond 20 kuni 29 september ja Lõuna maakaitseringkonnas on jagatud siis jah, eks, et on 15 kuni 24 september ja 29 september kuni 8 oktoober. Nii et põhimõtteliselt ligi 6 nädalat üle Eesti siis erinevates paikades tegevused toimuvad ja loodame siis veel kord inimeste mõistvale suhtumisele. Inimesed liiguvad, kolonnid liiguvad ja loodame, et õnnetusi ei juhtu, aga logistiliselt, nagu sa juba mainitud, väga suure õppusega tegemist, nii et eks meid ikka siin ja seal näha on. Ja võib-olla omalt poolt saan veel juurde, et täna ei ole mõtet põllu peale veel reservväelase otsi minna. Täna küll on õppuse algus, aga õppuse algus tähendab seda, et tegevteenis olevad ja vabatahtlikud Kaitseliidu ja liikmed ja kaitseväelased siis tegelikult panevad üles neid ülesandeid, neid harjutusalasid ja 30. tulevad esimesed kaitseväelased reservist siis sisse. Selline lugu. Hakkab kaitseväelastel ka kool pihta. Just. Eks. Nii, on veel küsimus? Kui ei ole, siis teeme otsa kokku ja saame vastata personaalselt, kui on. Ja siis, kes soovib üks ühe ringi, siis on kahtud, ma saan, et ei keerita. Aitäh!